tere kõigile! Te olete taas liitunud meie taskuhäälingu osaga Kivimere ääres. Ta on siis selle õppeaasta viimane osa ja ma arvan, et ilma pikema sissejuhatuseta meil on siis selline külaline täna. Tere! Tere! Äkki sa algul tutvustad ennast ja ütled, kes sa oled selline? Mina siis olen Joosep, ma käin 10. B-klassis ja mina siis tegelen siin koolis peamiselt ürituste korralduse ja meediaklubi ja RAM-TV-ga. Ja just, et nüüd hiljuti meil oligi selline hästi vahva sündmus nagu kuldpall, et kas sa tahad nagu pikemalt rääkida, et kuidas see asi juhtus või miks üldse seda tegite, et hästi pikalt ei ole meil olnud sellist üritust siin koolis? No, sest vaata, see on esimene aasta mul siin koolis, ma tulin teisest koolist ja siis ma otsustasin seda, et võiks teha siia ka palli, sest ma kuulsin Albertilt ühelt enda klassikaaslaselt, et palli ei ole siin toimunud mitu aastat ja siis ma mõtlesin, aga miks mitte, on ju? Ja siis tuligi see idee, aga miks ma seda ise ei tee? Ega niikuinii õpilasesindus siin ei ole muga nõus tegema see aasta ja mitte midagi halba õpilasesindusele, aga lihtsalt, et nad ei ole head koostööpartnerid, kui sa tahad uut üritust hetkel. Järgmine aasta uus juhatus, paremad inimesed, siis läheb paremaks. No ütleme niimoodi, et ilmselt õpilasesindus aitab teha roosasi kääre ja mingeid asju, aga veel nagu, et seda kuldpalli teha, et nagu sinna oli natukene öelda nagu väikest nagu müksamist vaja, on ju. Ja no põhimõtteliselt siis ma läksin kooli juurde, ütlesin, kuulge, mul on siuke plaan ja siis nad olid nagu väga poolt, et direktor hea meelega soovis ja kiitis nagu kohe plaani jaoks. Ja siis põhimõtteliselt panin mingi tiimi kokku, peamiselt meediaklubi ja RAM-TV liikmed, kes mul olid. Ja meediaklubi, see on ka siis sellest õppeaastast uus asi? Jah, see tuli nüüd kohe peale RAM-tantsu, et jaanuari-veebruari keskel alustas. Ja seal te tegeletegi nagu tehnikaga, meediaga või? Seal põhimõtteliselt on meil tehnikaõpetus, meedia nagu kaameratega ja midagi muud. Meie RAM-tantsu ülekanne tuli nende poolt ja siis kevadfest oli ka vist. Teil oli oma väike nagu buss ka, on ju, kus Meil oli väike valge buss ka, jah, et siin tuleb nüüd shoutout Martin Grandile ja oma OMF broadcastiga, kes meil täna aitab meil kõiki üritusi otse ülekandeid teha. Okei, aitäh sulle, Martin, ja hästi tore on näha, et Rocca al Mare kooli sellised nagu grupikesed hakkab nagu liituma ja koostööd tegema. Et tõepoolest loodame, et siis järgmine aasta ka õpilasesindus saab rohkem selle kuldpalliga aidata. Jah, et meil see aasta läks päris hästi kuldpall. Ja, kuidas sa ise rahul jäid? Mina peakorraldajana siin ütlen, et see oli viimased 2 nädalat oli väga mitu magamat ööd ja iga päev muutus midagi, et loodusklassis ma vist tegelesin mingi 4 erineva probleemiga juba selleks ajaks, aga ma olen väga rahul, kuidas see välja tuli. Inimesed nautisid, Raimond Pääru ütles, et see on parem kui RAM-tants, nii et... nii? No seal hästi palju tantsis ka ja tema ka nagu nautis seda meeleolu seal. Ta oli vist kõige aktiivsem tantsija seal laval üldsegi. Kes ei tea, Raimond Pääru meie füüsikaõpetaja ja annab veel teisi aineid ka siin veel päris palju. Minul on ta rahatarkusõpetaja siis. Just, aga sa ise ka vahepeal ei tundnud, et tahaks ka minna tantsima, et ma nägin küll, te olite seal puldis, tegite hästi kõvad tööd, aga ise ei tahtnud ka minna korra nagu lavale? Ma vahetult eelmine õhtul olin nagu juba siuke 0 und ja okei. Siis ma nagu ei suutnud lihtsalt üles tõsta ja tantsida, aga hea uudis, õnneks tuli nagu korraldustiimil tuli väike pidu peale seda seal aulas, siis läks karaoke pihta ja siis lõppes see õhtu niimoodi kell 12. Saitegi nii kaua olla koolis? Et jah, me koristasime ära seal, siis natuke tegime omi asju ja siis läksime koju. Aga kuidas sa ise tunneb, mida sa nagu järgmine aasta tahaksid muuta või lisada, et nagu see üritus oleks nagu veel parem? Jah, et ma olen arutanud seda asja siin paari inimesega, et kõigepealt aeg, millal see toimub, ära muuta. Võiks toimuda juba, sest peale loodusklassi kohe on natuke halvasti ja eksamiperiood just kõigil siin 9-ndikud ja 12-ndikud. Ja siis me mõtlesime, et teeks äkki seda kas või märtsis või paar kuud edasi, et jaanuaris on roosad käärid, siis veebruaris on see riigi sünna või mis iganes. Eesti Vabariigi aastapäev. Eesti Vabariigi aastapäev. Ja siis märts oleks nagu siuke vaba aeg, on ju, tegelikult, kus saaks teha. Aga kas sellist plaani pole olnud, et teha sügisel siis kohe niimoodi kooli tulles? Oli plaanis, aga sügisel juba
siis inimesed alles tulevad nagu majja sisse, siis nad proovivad uuesti nagu sisse elada, et selles ma arvan, et ei tuleks ka midagi. Ja siis on ka loodusklass, vaata. Et ja siis sügisel on mingid siuksed tähtsamad asjad ka, millega võib tegelema. Aga kas sellist asja on oodata, et tuleb mingi väliskülaline, nagu näiteks, ma ei tea, mustkunstnik on ju või mingi selline mõtlesime, meil on järgmine aasta juba plaanis, kes võiks tulla. Nii? Üllatusesineja, et ta on, ma ei hakka siin väga palju veel rääkima, et ma ei tea, kas ta tuleb või ei. Aga see on üks väga praegu vähemalt kuulus nagu artist. Okei, Eesti artist. Ja. Okei, mul esimene, kes tuleb pähe on Tommy Cash, aga ei, Tommy Cash ei ole. Meil ei ole nii palju eelarvet ka, et Tommit siia sisse saada. Okei, siis jääme huviga ootama. Mul on hea meel näha, et te juba nagu mõtlete ja tegelete nende asjadega. Aga kas sa nagu ise tunned ka, et võib-olla nüüd see kuldpalli teema nagu on sult meil nagu ammendunud? Kas sa nagu ise oled ka mõelnud, et mingid üritusi, mida sa veel tahad ka tulevikus teha? Koolis just. No kõigepealt üldsegi kui palli osas, siis me võib-olla muudaks selle ümber, et see oleks pall enam, sest me küll arutasime seda, pall muidu tundub väga hea idee, aga see kool ei ole nagu see seltskond, kus nagu pall nagu käib kogu aeg väga hästi peal, on ju. Me mõtlesime siuke nagu hübriid nagu palli ja peo vahel, midagi sellist, on ju, et nagu vanas koolis oli siuke asi nagu maipidu ja see siin võiks umbes nagu siuke sama olla, aga lihtsalt mingi teise erineva nimega, on ju. Okei, ma väga loodan, et see juhtkonnale ka sobib, et vaatame siis, milline sisend neil tuleb. Jah, et juhtkonnaga on arutatud juba ja küll nad... Ja neile täitsa... Nad olid nõus selles mõttes, et nagu... Et võib-olla osad siin teavad siukest nagu sisenalja nagu RAM-rave, siis põhimõtteliselt umbes mingi selline asi toimuks võib-olla. Selline nagu hübriidne. Hübriid just, et see ei oleks nagu nii elegantne, aga see oleks jällegi nagu mingi helikas. Nagu... Aga ikkagi toimuks koolis? Jah, ikkagi toimuks koolis. Ma tahaks promo küll sellele näha, et sellega läheb aega ikkagi natukene veel. Ei, no ma tahan diskopalli ka kindlasti näha, et... Me siis muidugi üks asi veel, mis meil eelmises koolis oli nagu retrodisko, on ju. Et see oli põhimõtteliselt nagu retroriietega kõik asjad, selline retro-tüüp asi. Ülipopp tegelikult oli. Ja lihtsalt mõtlen, et ma ei tea, kuidas siin koolis see tegelikult läheks. Ma ei ole mõelnud selle peale veel. No see oleks hästi uus asi siin koolis, et see võib isegi üllatavalt täitsa nagu sobituda inimestele, aga võib-olla siis kuidagi see informatsioon jõuaks nagu inimestele ja nagu need sõbrad lähevad ka vaata. Ja muidugi, et see turundus see aasta juba pallil oli siukene so-so, et... Ma ikkagi nagu nägin sotsiaalmeedias nagu mingid klippe, mis olid päris naljaka, päris hästi tehtud ikkagi. Muidugi kõik oli väga tipp-topp, aga oli ka palju... Arenguruumi on veel, on ju, et selles mõttes, et Ma lihtsalt mainin, et teie snäkid olid ka hästi osavalt valitud. Ja ma need snäkid, ma ostsin ühe inimese laua ära sealt, kes pidi müüma tegelikult tulema. Sest ta ei teeninud sealt mitte midagi, nii et see oli väga lihtne otsus. Okei, aga igal juhul siis töötas? Ja siis mis veel üritusi? Roosad käärid järgmine aasta ma korraldan. See on juba valitud? Jah. Et mina olen peaaegu korraldaja koos Karoliinega, meie nüüd uue presidendiga. Ja siis me siin koostöös juba oleme mõelnud mingeid ideid välja. Selle korraldamine hakkas põhimõtteliselt veebruaris minu poolt. Mina tegin nagu pool eeltööd juba ära selle jaoks, et see septembris saaks alata. Okei, ma tean, et siin praegu kuldpallil sa kaasasid inimesi väljaspool kooli ka, kes tulid nagu appi. Kas seal on nagu plaanis ka nii-öelda nagu roosade kääridega või ka mingid nagu abiväge saada või kuidas sa tunned? Nüüd palliga oli see asi, et siin ei olnud meil mingit toetus kellegi poolt, vaata, et meil ei tulnud ei vabatahtlikud, ei õpilasesindust, ei kuskilt, on ju. Põhimõtteliselt oli see, et kellel sa helistasid ja kellel sa said. Aga roosadel on see, et vähemalt õpilasesindus on seal kogu aeg abis olnud, ma olen kuulnud. Ja ma arvan, et inimesed tegelikult on huvitatud seda tegema ka. Et palliga seda huvi nii palju ei olnud kindlalt. No ma arvan, järgmine aasta saate nii-öelda nagu tuttute inimestega, saate mingi tiimi sinna, siis sealt tulevad ka nad ilmselt kaasa sinna pallile. Loodetavasti. Muidugi, sest see pall oli siin uus asi, siis oligi vaja väljaspoolt natuke abi küsida, et nagu mis vaja pallil on. Kas te olete juba nii-öelda ära ka otsustanud siis roosade kääride teema? Sa ei pea ütlema on ju praegu, aga kas sa olete juba nagu... Veel ei ole, aga paar ideed on juba, mis on nagu siuksel hääletamisfaasis juba, et mis me teeme tegelikult. Okei. Et
küll need teemad tulevad siis, kui õige hetk on. Okei, aga sa ise pole plaaninud midagi õmmelda või nagu osaleda seal? Ma arvan, et kui ma teen seda juba korraldajana, siis ma ei suuda seal ise disainerina ka olla. Ja sa käid meediaklubis ka, on ju, sul on palju praegu. Graafik on täis põhimõtteliselt. Graafik on täis. Kas sa nagu tunned ka, et sa tahad nii-öelda tulevikus tegeleda sellise korraldusliku poolega või olla kuskil kaamera taga või kuidas sa ise tunned? Pigem korralduslikul poolel, et ma olen ükskõik, kus üritus ma olen käinud, siis ma alati proovin seal tööd teha, sest ma ei suuda seal vaatajana istuda ja rahulikult olla, et alati proovin kuskil aidata vahet üle, kas on kaablite kokku kerimine või kaamera taga istumine või mida iganes. Ikkagi proovin nagu aidata alati. Tead, sa ütlesid, et sa tulid siia nüüd see aasta, on ju, sa oled siin olnud aasta aega, suhteliselt ikkagi värske, et mina olen siin olnud juba 2 aastat, et minu arust huvitav on küsida nii-öelda nagu uue tulija siis nii-öelda perspektiivist, et sa oled hästi initsiatiivikas, sulle meeldib teha palju asju, et kuidas sa tunned, kuidas nagu Rocca al Mare kool on sulle istunud ja toetanud nii-öelda sinu ambitsioone? Kindlalt palliga vaadates tuli kool väga vastu. Selles mõttes, et kui ma lõpetasin seda üritust ka, siis viimased tänusõnad olid need, et aitäh, et te tulite mu väga ambitsioonika projektiga kaasa, mis ma siin tegin ikkagi. Aga selles mõttes, et kool on kogu aeg tuleb vastu, inimesed alati aitavad, et see on nagu väga mõnus, et sul on niisugune toetav grupp selja taga alati. Ja sa tunned ka nagu, et siin koolis saad sa nagu realiseerida nii-öelda neid oma nagu unistusi või ambitsioone? Ja, just. No, seda on väga tore kuulda. Et peaks ka ütlema, et ma olen ka nüüd olnud siin 2 aastat ja ma täiesti nõustun nagu juhtkonnas kuni õpilasteni, nagu ma nagu tunnen seda vaata energiat, mis nagu tõstab sind ülesse ja nii-öelda nagu aitab sul nagu teha neid asju. Lihtsalt kui midagi on väga uut, siis natuke alati nagu nõuab sellist nagu nii-öelda sisseelamist, ütleme nii. Juhtkond vajas ka sisseelamist sellele palliideele 2 kuud, nii. Selles mõttes, et juhtkond tuli vastu, iga nädalased koosolekud olid meil ja rääkisime ja mõtlesime, et mis saaks teha. Okei, aga kui meil on mingisugune noor, kes vaatab seda, ma ei tea, ütleme on ju põhikoolist või niimoodi, ja tema tahab ka tulevikus siis korraldada neid asju, tahab ka nii-öelda nagu midagi on ju luua, midagi loovat teha. Kas sul on mingisuguseid nagu soovitusi talle või oma kogemust jagada? Kas või seda palli põhjal on ju või mis sa varem oled? Minu soovitused on järgmised. Kõigepealt leia endale küll ja veel varuaega nende ürituste jaoks, sest sul ei ole vaba aega lihtsalt, kui sa teed üritust. Ja kui sa oled aktiivne meediaklubis, RAM TV-s ja siis korraldad üritust, siis su vaba aeg on põhimõtteliselt 0. Et aja planeerimine on kõige tähtsam asi. Ja eriti veel, kui sa tahad nagu liituda korraldustiimiga, siis on see, et sa pead olema sihuke ambitsioonikas ja sa pead teadma, mida sa oskad. Ja muidugi me aitame alati, et me õpetame välja, kaamerate taga oleme kõiki õpetanud, kujundustiim, turundustiim, kõik neid saab õpetada. Aga lihtsalt see, et sa pead teadma, mille vastu sul huvi on. See on kõige nagu tähtsam asi. Sest kui sa tuled lihtsalt sinna istuma ja tasuta toidu pärast, siis nagu sa oled nagu vabandust väga mõttetu inimene seal korralduses. Aga muidu, ma muidugi soovitan tulla, see on nagu kogemus, on nagu väga hea, sa saad ägedate inimestega tuttavaks alati ja sul on kooli juhtkond, kes alati toetab. Nii kaua, kui sa ei tee nagu liiga ambitsioonikaid projekte, vaat siis on juba siuke, et siis nad tahavad natuke rohkem kuulda. Natuke peab õppima ka muidugi, et selles ei tohi, kool on number 1 ja siis on ülejäänud kõik. Vähemalt selle loogika järgi töötab maailm praegu. Mulle tundub, et sinu jutu põhjal, et see kaua, kuni nagu inimesel on nagu huvi ja motivatsiooni, siis lihtsalt tule aga ja me nagu aitame nagu realiseerida sinu midagi ei peata nagu sind, et sa saaksid tulla. Kõik alati ootavad, me ootame alati uusi inimesi enda tiimidesse. Meediaklubi on ka nagu siuke koht, kuhu alati võiks tulla. Kui palju teid seal praegu üldse on? Mingi 15 tükki vist. Okay. Seal on meil 8-ndikutes kuni 11. klassini kindlalt. Et see on nagu väga suur vanuse vahe on seal, aga kõik on nagu väga pädevad inimesed ja kes teavad, mida nad tegelikult teevad. On ju.
Ja kui tihti see on, kas see on kord kuus saate kokku? See on jah, kord kuus iga reede. Ja kirjutad Martinile lihtsalt või mis ta... Põhimõtteliselt on niimoodi, et Martin kirjutab meile Facerisse ja siis on nagu no nii, reedel toimub koosolek ja siis lähme kohale. Ja need koosolekud küll tegelikult peaks toimuma kella 4:30 või 6:30. Tegelikult need kestavad umbes 8 või 9-ni. Oi. Mis on see, et kui Martin Grand otsustab teha koosoleku, siis või no selle õppetunni, siis see kestab tunde. Põhimõtteliselt reedesed plaanid cancel kohe. No kas ta siis on nii huvitav ka? Väga huvitav. Ma ütlen, et iga kord, kui ma olen olnud kas haige või ei ole saanud minna, ma olen kogu aeg nagu väga nagu kurb tuju on olnud. Sest nagu ma nii väga oleks tahtnud seal olla ja Martiniga nalja ajada terve aeg. Sest peale selle, et seal õpime, seal on hea seltskond ja nagu hea keskkond, jah, ütleks nii. Kas on tunned ka, et nüüd, kui sa muidugi võrdled nagu eelmise kooliga, et Rocca al Mare koolis on rohkem sellist nagu noorust, kes saab tegeleda just filmimisega ja meediaga, sest ma panen tähele, et okei, meil on veel mingid teised koolid, kus on lausa nagu on ju, see meediasuund on ju, aga minu arust Rocca al Mare kooli eripära on see, et ma näen hästi palju noori, kes saavad just filmida ja esineda ja teha sellist nagu filmikunsti. Kas sa oled ka seda tähele pannud? Minu eelmises koolis, väga paljud inimesed tegelenud selle asjaga, aga ma tean, et siin koolis kohe, kui ma põhimõtteliselt tulin siia, siis esimesel või teisel nädalal, kui see Resto video tuli välja, siis kohe juba tõmmati sappa ja öeldi, no nii, kole, aga teeme kiire inteka ja sealt hakkaski mu see kogemus üldsegi nagu Ram TV-ga räägid siis ja. Et see väga huvitav oli, kuidas ma üldse sinna sain, et mitte midagi ei teadnud, ei kaameratest, ei mitte meedias, mitte midagi, aga ma lihtsalt põhimõtteliselt lendasin kohale ja läksingi. Nii irooniline, kui see oleks, aga tegelikult hästi paljud nagu liikmed, meil on muidugi kogemusega inimesi, aga mingid liikmed lihtsalt ongi olnud hästi nagu ambitsioonikad, liitunud selle grupiga, tahtnud midagi teha ja tegelikult alati kõik on leidnud nagu mingi on ju teema. Et kõik algabki lõpuks nagu on ju sinust nagu. Mitte halvaga nüüd Tanel, kes seda ka võib-olla kunagi vaatab, aga ma põhimõtteliselt moosisin seal terve selle tiimi ära, et nad laseksid nüüd sisse. Ja vaata, nüüd oled päris palju nagu abiks saanud mingitel nagu tegevust. Ja nüüd ma korraldan üritusi, jah. Ma olen ise ka üllatunud, kus ma jõudnud olen selle aasta ajaga. Nüüd hakkad Karoliinet siin meil moosima. Jah, just põhimõtteliselt. Mitte, et see juba ei käiks, aga No ütleme niimoodi, et nagu teed head tööd ja siis... Ei, muidugi, see on ikkagi see, et töö peab olema tehtud ja siis on see moosimisosa tuleb seal hiljem. Aga täitsa huvitav oleks ka sinu perspektiivi näha, et kus sa nagu näed, et kuhu sina arust Ram TV võiks jõuda või mida me veel võiks teha? Ma arvan, et Ram TV-l on kindlalt arenguruumi, sellest osas, mida nad teevad. Küll ma arvan seda, et muidugi meil on väga head ideed siin, aga alati on mingeid uusi asju tulemas ja ma arvan, et Ram TV võiks kindlalt olla nagu ajaga kaasas, mis toimub praegu. Kas sa viitad, et nagu noortepärasem? Just. Et ma tean, et on ju pikad videod pikkadeks videoteks, muidugi perioodi kokkuvõtted on mu lemmikud asjad, mida ma sealt vaatan, aga ja ürituste salvestused, aga vahepeal võiks olla mingit nagu siukest, nagu Ram TV Skiso-tiim on, nagu me teame, siis nad võiksid ka teha natuke rohkem. Sinna võib mingi igasuguseid naljakaid videoid ka panna kooli elust. See oleks juba hea. Siis muidugi see Instagramis ma arvan, et see on nagu üks hea koht, kus kindlalt teha mingeid videoid nagu lühikesi. Aga mida just sina ootad Skiso-videotel? Kas sa tahad teha nagu mingit õpetaja sellist väikest nagu perspektiivi või sa tahad teha tõesti nagu mingit nalja lihtsalt? Ma teeks mingi paroodia video üldsegi seal. Paroodia video, okei. Minu algne plaan, mis tuli mingi oktoobri keskel, oli see, et sauna intekad. Põhimõtteliselt sama, mis see on, aga lihtsalt saunas. Ja küll ma ei ole sellega jõudnud tegeleda, aga see on ikkagi õhus selles mõttes. Et see on nagu, peab mõtlema kõigepealt, mida üldse teha seal, kuidas seda teha ja siis saab isegi edasi mõelda juba. No vaata, nagu sa mainisid, ikkagi esikohal on õppimine, et nagu meil on nii palju ägedaid ideid, aga mõnikord vaata lihtsalt ei jõua õppimise pärast Just. Ka. Aga ma loodan, et need hakkavad tulema, sest ma arvan, et see tõesti nagu hakkab väga palju huvi pakkuma õpilastele. Ja muidugi, et see muidugi Ram TV alati ka ootab liikmeid, et ei hakka siin ainult promoma üritusi ja meediaklubiga, Ram TV-d hakkame siin promoma juba. Ram TV on ka väga tihedalt seotud üritustega. Jah, et Ram TV, meediaklubi ja ürituste korraldused on kõik seotud, et nad võiksid kõik selles koostööd teha ja kindlasti väga ilusti
teevadki juba, aga alati on nagu niisugust arenguruumi, sest on olnud plaane, on ju, mida teha tulevikuga, aga praegu, kus me oleme, on kindlalt piisavalt hea, et jätkata edasi aastaid. No kindlasti sa ütlesid, et vaata, meil on arenguruumi, meil on ka juba vaata tehnika osas, et alati võib vaata minna paremaks ja paremaks. Ja muidugi tehnika osas kindlalt. Kuigi meid on väga palju ka toetatud vaata sellega, et noh, meil on ikkagi praegu see varustus siin olemas ja täname Joonatan Pruuli selle eest. Aitäh, Jaan. Muidugi, sinu tänuks on see toimub üldsegi muidu. Kahju, et sa ära lähed järgmine aasta, siis meil ei ole tehnikat jälle. Siis me peame koolid lunima uuesti seda tehnikat, sest muidugi. Ma pakun, et selle peab vist välja monteerima, kui sa ei monteeri välja, siis ma ei tea. Ai, las olla, küll nad teavad juba seda juttu. Sorry, kes iganes monteerib, mul lihtsalt on nagu juba suva sellest asjast. Ma ei hakka neid referentseid tegema, siin küll, et me seda raha käime nurima seda. Jaa, ei, see on väga hea referents, trust. Aga nagu, noh, vaata, nagu annad ühe näputa pärast terve kätt ka, et ma saan sellest ka aru, et tuleb olla tänulik vaata sellest, mis meil on nagu, aga jah. Ja, mitte, et meil oleks juurde asja vaja, aga jah, oleme tänulikud selle Canoni kaamera eest. Okei, aga kuidas sa nagu ise tunned, et mis on nagu sinu nii-öelda nagu kõige paremad tugevused siis just, kui sa neid üritusi korraldad? Kas sa tunned, et sa selline nagu juhi positsioonis või sa oled selline, kes nii-öelda nagu vaikselt nii-öelda nagu aitab ja teeb mingid nipet-näpet asju? Minu personaalsed tugevused on need, et ma olen hea nagu liider selles mõttes. Ma suudan inimesi kuidagi enda selja taha saada, et teha projekte. Niimoodi see pall tuligi. Ja ma olen väga rahul sellega, et ma suudan nii teha. Küll ainuke asi, mis ma võiks teha, on kuulata rohkem inimesi. Sest vahepeal ma jään oma mõtetesse kinni. Ja siis ma hakkan oma plaane tegema lihtsalt rahulikult. Okay. Aga muidu ma arvan, et mul on nagu, jah, ma oskan hea liider olla ja ma oskan... Ja sinust teeb hea liidri siis niimoodi, et sa nagu inspireerid inimesi. Just. Mitte, et nagu iga kord võtta inspiratsiooni minust, aga muidu jah, on haruldasi juhtumeid, kus ma teen halbu otsuseid, nagu iga inimene. Siis ei ole kõige targem idee kuulata, mida ma räägin. Eriti kui ma 4 tundi maganud, siis on kindlalt halb otsus. Aga pall tuli hästi, vähemalt isegi vaadates seda. Aga noh. Käisin ise kohal, tuli hästi. Jah, et... Meil oli isegi üks Rocca al Mare kooli väline külal, no isegi rohkem kui üks, aga seal oli ka nagu... Ja, seal oli päris palju neid tegelikult, et inimesi oli kohal küll ja veel. Et vähemalt inimesi tuli üldsegi, see oli kõige positiivsem osa. Aga okei, sina oled nagu siis nii-öelda, sa tunned, et sul on mugav liidripositsioon, aga mida siis sina nagu ootaksid nii-öelda nagu oma nagu grupilt siis või nagu meeskonnalt? Mis nagu teeb nagu meeskonnast nagu töötava meeskonna? Tihe kommunikatsioon, kindlalt, sest igal üritusel on probleem olnud kommunikatsioon. Et tiimid ei räägi üksteisega, see tähendab seda, et nad ei tea, kus keegi on. Ja seda oli näha kindlalt see aasta ka, et nagu no hate nagu siin nüüd meie tiimide vastu, aga lihtsalt nad ei rääkinud üksteisega. Ja kui räägiti, siis ja kui keegi teine tiimist tahtis aidata, siis oli nagu täielik kaos. Veerand aega oli see, et kus ma lahendasin probleeme. Et inimesed räägiks üksteisega normaalselt ja viisakalt. Sest see, kuidas ma vahepeal pidin seal lugema, mis seal räägiti, oli siuke nagu, mul oleks endal ka ebaviisakas siukest asja nagu teha. Aga vahepeal tunded jõuavad nagu sõnadesse. Ma saan sellest aru, aga projekt nagu ürituse all ei ole aktsepteeritud. Muidu nagu fine by me. No, eks ole tõsiasi, kui sa töötad inimestega, siis inimesed on väga värvikad, vaata ja väga erinevad, et noh, ta nõuab sellist tõesti nagu erilist kunsti, et sa nagu oskad ka kohe suhelda, tajuda või mingisuguseid probleeme ilusti lihvida. Et võib-olla see on ka siis üks nagu oskuste pagas, kui sa juhid seda asja. Põhimõtteliselt sa pead iga inimese oskama rääkida. Kõik on nii erinevad, sa ei tea kunagi ühele inimesele meeldib, teisele inimesele ei meeldi, see on nagu siukse loogikaga. Aga kus kohas sa nagu tunned, mis olid nagu meie tugevused tiimis Rocca al Mare koolis?
mis sa nüüd mõtled nagu üleüldiselt või ürituste osast? Nagu ürituste osas siis. Ma arvan, et tugevused kindlalt inimestel oli see, et nad olid vägagi motiveeritud seal olema. Isegi kui nad alguses kahtlesid pallideesse muidu, siis nad olid tegelikult väga motiveeritud tegema. Kas nad ootasid ka nii-öelda sinu kvaliteedinõuetele, et nagu tootsid ka sellist nagu taset, nagu sa tahtsid? Ja väga hästi said tehtud, et ma ütlen, ma oleks kindlalt paremini teinud, et mina nagu kujundusest ei jaga ööd ega mütsi, aga vähemalt mul oli hea kujundusjuht, kes sai ilusti hakkama ja oma tiimiga said kõik tööd tehtud. Mine, see tööle. Jaa. Ongi 15. Nice. Nii, kuhu me jäimegi nüüd? Kujundust sa ei oska. Nii, jah, kujundusega ma ei jaga ööd ega mütsigi, aga vähemalt töö sai ilusti tehtud ja ma olen väga rahul selle üle. Ja muidugi turundus tegi fantastilist tööd, et nad suutsid nagu põhimõtteliselt nagu RAM TV-s kisovideoid teha, aga lihtsalt lühikeses formaadis ja promo osast. Ja siis tehnikatiim muidugi, nagu nad on tehnikatiim, nad väga ilusti said oma asjadega hakkama. Probleeme ei tekkinud kordagi, ainult et reedesel õhtul oli nagu väiksed äpardused, aga see on muidugi igal üritusel on need. Kas sa muidu sellist asja oled mõelnud, et kuidagi siis nagu premeerida ka vaata neid nagu korraldajaid? Kas see ongi nagu, sa ütlesid, et teil oli väike pidu pärast seda või kas sa oled mõelnud ka kuidagi nagu, ma ei tea, sellist nagu special thanks teha või midagi nagu anda veel neile juurde? Muidugi, alati olen mõelnud, mu küsimus on see, kus ma selle raha saan. Et muidugi, kui eelarve järgmine aasta lubab, siis jah, ka pallitiimile võib teha. Ma tean, et Roosadel on tehtud mingit laadset asja, on ju. Aga jah, pallil oli siuke, et põhimõtteliselt said nagu süüa, on ju, said nagu hängida. Põhimõtteliselt nad said aega veeta enda sõpradega seal peale seda üritust ja enne. Et minu arust see on üks hea asi, aga muidugi mingi, ma ei tea, teeme mingi siukse, ma ei ütleks, pigem hängi nagu teeks nagu nendega kõikide korraldajatega, kes seal olid ja tiimidega, siis teeme mingi väikse, kas või mingi õhtusöögi või mida iganes. Ma tahaks mainida, et hästi tore on näha, et meil on nagu selline inimene, kes võtab initsiatiivi, tahab vaeva näha, et seda on nagu igati tore nagu kogeda, et nagu RAM-koolis meil on sellised noored, aga meil on traditsiooniks öelda siis küsida küsimusi, mida küsis vaata eelmine külaline. Kuna see on selline viimane episood, ma arvan, ta võiks olla sellise nagu väikse killuga, et äkki teeme niimoodi, et sa siis ma küsin sult sellise küsimuse, et mida sina siis ootad nagu RAM TV-lt üleüldiselt järgmine aasta või mida sa nagu ennustad talle? Mida ma ennustan? Selline kena punkt nagu jah. See on väga hea küsimus tegelikult. No ma arvan, et mida ma ootan järgmine aasta RAM TV-lt on see, et meil tuleb kindlasti rohkem liikmeid, sest uus lend tuleb peale ja uued inimesed. Ja ma arvan kindlasti seda, et tulevad paremad videod muidugi, sest meil alati tuleb uusi ideid ja midagi muidugi selle podcasti kohta ma loodan. Vaatame, mis saab taskuhäälingust. Vaatame, mis sellest saab üldse, kes meil tuleb seda järgmine aasta üldse tegema. Aga... Kellele ma annan edasi öelda need? Just. Kahjuks pean juba ära ütlema, ma ise korraldan üritusi, mul ei ole aega sellega tegeleda iga kord. Aga mina ootan seda, et meil tulevad inimesed juurde, tuleb palju uusi ägedeid ideid, mida teha ja muidugi teeme need ära ka. Ja meil muidugi järgmine aasta toimub väga palju üritusi uuesti, siis saab nagu RAM TV näidata, mis nad nagu õppinud on selle aastaga. Väga kenad sõnad siis järgnevasse aastasse. Mul oli hea meel, et sa olid mul külaline, et minu arust selline nagu edasine nagu järelkasv on väga tore näha ja väga oluline on ju. Et aitäh, et sa tulid. Muidugi. Mul oli siiralt väga huvitav seda kuulata. Ja aitäh, et te siis vaatasite taas meie taskuhäälingu osa. Olge kenad, nautige, kohe tuleb suvevaheaeg peale ja puhake ka ikka natukene.